Tere aiandushuvilised! Iga aia krooniks on ilusti rajatud hekk, olgu see siis heitlehine või okaspuuhekk. Ja minul on plaanis rajada enda aeda veel üks hekijupp juurde ja valisin selleks just smaragd elupuud, sest siin ka ümberkaudsetes aedades nende piiritlemiseks on just smaragde kasutatud ja see tegelikult annab sellise üldise mulje jaoks väga palju juurde. Nii et ma sisuliselt jätkan sama mustrit, mida minu naabrid on juba alustanud. Elupuu heki rajamine on tegelikult väga lihtne, et siin tuleb ainult üht-teist silmas pidada ja kui istutada selliseid suuremaid elupuid, siis jah, tegelikult on see ka 2 inimese töö, aga kui natukene aega võtta, siis tegelikult saab ka üksi väga kenasti sellega hakkama. Kui heki rajada, siis enne tuleks eeltööd ära teha ja läbi mõelda, kuidas on plaanis ka heki aluspinda hooldada. Minul on siin tegemist endise aiamaaga ja minu eeltöö oli see, et ma lihtsalt rohisin selle 10 meetrit siit ilusti läbi, korjasin välja kõik juurumbrohud ja natukene tegelesin ka mulla parandamisega. Nimelt Horticumil on pakkuda profikvaliteediga okaspuumuld ja loomulikult on see tehtud kättesaadavaks ka koduaednikele ja ta tuleb sellises käepärases 40-liitrises kotis. Nii et tegelikult on ka tema kulu päris hea arvestada, et kui muld tõesti vajab parandamist, siis võiks arvestada ühe koti kas siis jooksva meetri kohta või ühe puu kohta. Kuidas kellelgi just rajamisel see arvepidamine käib. Ja ta on selles mõttes väga mõistlik panna, et minul ka siin on selline natukene savikam muld ja kuna ma selle kõik sumpasin siin juba korralikult läbi, siis ma juba lisasin ka selle okaspuumulla, et ma saaksin ta ilusti siia sisse laiali segada, et see julgustab ka seda, et see elupuu ajab oma juured siis igale poole laiali. Aga kui näiteks sina rajad oma okaspuuheki selliselt, et sa oled võib-olla ainult eemaldanud murukamara, siis piisab ka sellest, et sa istutusauku segad seda juurde. Ja siis kindlasti pea silmas, et sa segaksid seda okaspuumulda ka läbi selle olemasoleva pinnasega, sest siis just ongi ka juurtel huvi igale poole mujale laiali minna ja siis sa võid hiljem näha, et sinu okaspuud on tõesti hästi juurdunud. Mis on tema puhul veel hea, lisaks sellele, et talle on sobiv pH, on see, et seal on kaasas toitained, mida jätkub selleks perioodiks, kui okaspuud just juurdumiseks vajavad ja seal on humiinained, mis on siis just okaspuudele vajalikud, mida siis teistes mullasegudes tegelikult ei ole. Ja natukene ka väetamisest. Kõik taimed tahavad süüa ja seda ka loomulikult okaspuud. Minul on ostetud potitaimed. See tähendab seda, et taimed on siin potis kasvanud. Aga sageli inimesed just eelistavadki osta paljasjuurseid taimi, eriti kui see heki rajamine on siis kas varakevadel või hilissügisel. Ja väetamises sellepärast, et kuna mina ostsin need aiandist, kus need taimed olid just oma paarikuu väetiseportsu juba kätte saanud, siis mina praegu lisaväetist siia mulda juurde ei pane, sellepärast, et ka selles okaspuumullas on juba toitained kaasas. Aga kui sul on vaja rajada hekk sellisesse mulda, kus ta võib-olla ei ole kõige parem ja võib-olla on liivasem ja natuke toitainevaesem, siis on mõistlik ikkagi kasutada juba seda pikatoimelist okaspuuväetist. Ja Horticumil on üks hea omadus, et need etiketid on hästi loetavad ja tehtud arusaadavaks ka kodukasutajale, et siit saab täpselt vaadata, milline see kulunorm on ja siis saab selle istutusauku sisse segada. Ja seal ka siis ikkagi silmas pidada seda, et ta on pikatoimeline, ta ei ole nii äkiline, kui on näiteks kastmisväetised, aga et ta tuleb siis ikkagi sinna mulla sisse ilusti laiali segada. Ja seda väetist võib kasutada meie vegetatsiooniperioodi ajal 2 korda. Nüüd näiteks mina istutan nemad maikuus maha, aga siis seal juulis ilmselt ma teen teise väetamise ja siis ma lihtsalt eemaldan siit pealt multsi. Segan seda uuesti siia mulla pealmisesse kihti, panen multsi peale tagasi ja kindlasti kastan. Aga kui on vaja ikkagi jooksvalt okaspuid toetada, nende kasvu toetada ja juba ka neid puid, mis võib-olla on pikemalt olnud oma kasvukohal, siis saab kasutada ka kastmisväetist. Et tema on siis võimalik valmis teha kastekannu iga kord, siis kui kasta on vaja, 2 erineva
konsultatsiooniga, et üks variant on see, kui on vaja näiteks taime toetada ja kasta teda veekaudselt, siis on see lahjem konsultatsioon. Aga kui siis läbi juurte, siis on natuke kangem, aga siin on kõik täpselt kirjas, et igaüks saab siis kohe ka lugeda, kui see kastmine ja väetamine kätte on jõudnud. Nii et Ordicum on ka selle eest hoolitsenud, et see järelhooldus meie okaspuudel oleks igati õnnestunud. Nii, aga hakkame siis istutamisega pihta. Minul oli varem siin ka välja arvestatud juba, kui tihedalt ma neid puid tahan panna. Ja ma tahan, et minu need smaragdid oleksid hästi tihedad, nii et mina istutan nad 60 centimeetrise sammuga. Ja enne ka, kui ma istutama hakkasin, mul on nimelt see esimene puu juba siin paika pandud. Laotasin nad ka laiali ja siis vaatasin üle, et nad oleks ühtlase vahega. Et kuna nad sellised samba moodi on, siis ma arvan, et sellele tasub tähelepanu pöörata. Ja sellepärast ongi mõnikord hea, kui teeb seda istutamist kahekesi, et siis 2 silmapaari on ikka 2 silmapaari. Ja samamoodi, kui see taim paika pannakse, on nagu hea ka eemalt vaadata, et ikkagi sirgelt oleks. Kui sul on ostetud paljasjuursed taimed, siis nemad tulevad sageli sellises nagu võrk kanga sees. See aitab siis transpordi ajal seda juurepalli koos hoida, et juured liigselt viga ei saaks, sest nad on juba vigastatud, nad on sealt aiandist mullast välja lõigatud. Aga see ei tähenda, et nad oleks kuidagi kehvemad. Aga potitaimed olen mina valinud sellepärast, et neid võib istutada igal ajal ja mina istutan praegu mai lõpus, nii et selle päris kõige magusam istutusaja olen mina juba maha maganud. Ja taimed mõnikord tasub aiandist valmis tuua alles siis, kui eeltööd on tehtud, sest kastmine ja nende elus hoidmine kuni istutuseni võib täiesti olla nagu eraldi töö omaette. Ja kui kasta, siis mitte kastakõnnust või voolikust, vaid siiski uputada, sest muidu need tihedalt täiskasvanud potid ei hoia seda niiskust ja vett kinni ja see vesi lihtsalt voolab siit läbi. Ja samamoodi praegu istutuseelselt see pott on hirmus raske ja seda väga heal põhjusel, sellepärast, et ma just leotasin ka tema täiesti märjaks. Nii, ja olen ma valmis teinud ka juba siia istutusaugu. Minimaalselt tuleks istutusauk teha 1,5 korda suurem, kui ta enne potis on kasvanud. Aga kui sul on selline kehvem muld ja natukene lahjem, siis tegelikult oleks mõistlik teha isegi suurem istutusauk selle arvestusega, et sinna siis ka sellist head mulda, istutusmulda juurde segada. Nii, muud pole midagi, et tuleb see taim siit kätte saada. Tahan need õnnalt pikali. Ja siis ma lihtsalt vajutan siit küünede pealt ja vaatan põhjast ka, et siit ei ole palju juuri välja kasvanud, sest kunagi tegelikult ei tea, mis siit potist vastu vaatab. Kuna siit alt pole välja tulnud juuri, siis ta ei tohiks nagu väga tugevas juurekeerus olla. Aga potiistikute puhul ei ole mõtet ka seda juurekeerdu karta. Mitte midagi ei juhtu. Ja siit on näha ka, et siit tulevad väetise graanulid juba mulle vastu. Nagu mulle aiandis ka öeldi, et nemad on juba väetist saanud ja nagu ikka väetamise juures kehtib see põhimõte, et liiga palju head ei ole ka hea. Nii. Ja mis ma siit näen? Võtan siit noa. Ta on natukene täis kasvanud, aga ausalt öeldes see vaatepilt, mis ma siit näen, on päris meeldiv. Ja okaspuu juured ongi sellised pruunikad ja punakad, et tema puhul, eriti selle elupuu puhul, me ei ootana, et me näeksime siin ilusaid valgeid juuri, et see on rohkem teiste liikide teema. Ja ma natuke näitan seda põhja ka. Et siit põhjast on ka näha, et ta on küll kinni kasvanud, aga mitte midagi katastroofilist ei ole. Ja seda ei pea nüüd täielikult siin laiali arutama, vaid ma võtan oma noa, kas aednikunoa või vaibanoa, mis on hästi terav, ja ma lihtsalt lõikan seda siit natukene lahti. Ja iga koht, kus ma olen selle lõike teinud, sealt hakkabki see taim juurduma. Iga koht, kus ma olen lõiganud, sealt see juur hargneb. Ja see aitabki tegelikult sellele taime juurdumisele kaasa. Nii et ma siit lihtsalt natuke lõikan lahti ja selle päris ilus kohe muld on siin ja suunaga ülevalt alla siis, et ma vaatan, et just siit poti randi juurest on näha, et on rohkem kimpus.
aga sellest pole midagi, sest nüüd saab see puu ilusti mulda ja saab kenasti kasvama hakata. Nii, kuna minul tuli siit aiamaa alt välja päris kena muld, siis ma tegin siia valmis istutusaugu, mis ongi 1,5 korda. Et võib ka siis niimoodi öelda, et ta on kuskil 10 sentimeetrit suurema diameetriga kui see pott, milles see taim praegu oli. Ja siia põhja ma juba valasin ka 10 liitrit vett ja lihtsalt lasin sellel veel rahulikult see pinnasesse ära imbuda. Okaspuud on selles mõttes natuke salapärased, et kui neil on veepuudus, ega nad kohe välja ei näita, aga hiljem võivad need tagajärjed päris inetud olla, nii et parem karta kui kahetseda. Ja kui ka on selline ilm, nagu minul siin praegu on, et iga päev on natukene sadanud, siis tegelikult sellistele suurtele puudele eriti sellest sademeveest ei piisa. Nii et kasta ikkagi tuleks istutuse ajal väga korralikult, et ma siis kassin selle juurepalli läbi nüüd enne, kui ma seda potist välja võtsin ja see istutusauku valasin 10 liitrit vett. Nii. Ja nüüd ma proovin ta siia paika panna, et ma enne ka koos selle potiga juba timmisin parajaks selle istutussügavuse ja ma istutan ta umbes samale sügavusele, kui ta siin potis kasvas. Nii et praegu ma võin siia põhja natukene mulda isegi juurde panna. Ilmselt siis ka see vesi, mis ma siia valasin, tegi selle augu natuke madalamaks, nii et ma panen natukene siia põhja juurde ja siis proovin uuesti. Nii. Ahah, võib ka natukene keerutada siin, et juba ka selle juurepalli põhi saaks selle mullaga hea kontakti, et sinna mingisugust suuremat õhutühinikku ei jääks. Nii. Ja nüüd on see koht, kus oleks teist silmapaari vaja, et ma korra tõusen püsti ja vaatan eemalt ka, et kuidas ta paikneb ja kas ta on ikkagi ilusti joone peal, sest et tegelikult mul oli varem siia lausa ka pael tõmmatud. Istutuskauguse teisest taimest ma olen juba varem välja mõõtnud ja mina teen seda 60 sentimeetrise sammuga, aga võib panna ka 70-80 sentimeetrit ja kellele meeldib just see sammaste kuju, võib panna veelgi suurema vahega just nii, nagu endale kõige rohkem meeldib. Nüüd ma vaatan eemalt. Natuke on viltu. Vaatan. Ma proovin nüüd osa mulda ära panna ja siis uuesti veel natuke sättida rohkem ta sirgemaks. Nii ja nüüd mul tundub, et on sirge, et ma panen osa mulda ära, aga ma kohe ei pane kogu istutusauku mulda täis. Nii. Ja siis hoian paigal ja samal ajal kannaga, mitte kogu keha raskusega, vajutan seda kinni, et siis siia õhuavasi ei jääks. Ja siis jälle lähen vaatan eemalt, kas ta ikka jäi sirgelt nii, nagu ma esialgselt planeerisin. Nii, vaatame siitpoolt ka. Võib rahule jääda. Ja nüüd, kui ma olen pool mulda ära pannud, valan ma siia 5 liitrit vett peale. Ja siis ma ootan, kuni see vesi ära läheb. Et see on üks koht, kus veega koonerdada ei tasu. Ja minul on praegu võimalik kasutada vihmavett. Nii, et mul ei tule ka voolikust otse seda külma vett, nii et on selline õhuga sama soe. Et külma veega ka ei tasuks neid istikuid ehmatada. Nüüd ma ootan, kuni see vesi ära nõrgub ja siis ma panen ülejäänud mullaga see istutusauku tagasi. Ja kui juba on näha, et vesi ikkagi läheb ilusti auku laiali, siis võib vaikselt hakata juurde panema ka seda ülejäänud mulda siia auku. Nii. Ja nüüd, kui natukene aega mööda läinud ja see vesi on ära läinud, siis ma veel jalaga vajutan. Ma kindlasti ei suru siia siis kogu oma keha raskusega peale ja jälgin ka, et oleks
ikkagi umbes samal sügavusel, kui ta enne siin potis kasvas. Olenemata nüüd sellest, kas järgnevatel päevadel sajab või ei saja, tuleks teda ikkagi vähemalt 2 korda nädalas korralikult kasta. Ja selle kastmise lihtsustamiseks ma teen talle siia sellise väikse nagu vao ümber, mis siis seda kastmisvett ka kinni hoiab. Et siis ma saan 10 liitrit sellele suurele puule iga kord ühe korraga ära valada. Siis ei kuluta ka minu aega nii palju, et see vall siin hoiab seda kastmisvett siis kenasti paigal, kuni ta siis imbub siia, kus on selle puu juured. Sellist valli võib tegelikult absoluutselt kõikide istutuste juures teha. Nii. Ja ta võiks olla sellest taime juure kaelast, no ma ei tea, kuskil sellise, 10 sentimeetrise raadiusega. Et kui ma selle ülejäänud vee ka siia valan, siis see jääb täpselt siia, kuhu ta jääma peab. Ja iga kord siis umbes 2 korda nädalas kuskil 10 liitrit sellise puu jaoks ei ole palju. Aga kui sul on selline liivasem pinnas, kus vesi kaobki kiiremini ära, siis tegelikult võib mõelda, et isegi äkki natuke rohkem seda vett panna. Minul oli plaanis seda elupuuhekki alust pinda hooldada mulčiga. Ja selleks ma valisin männikoore mulči ja valisin sellise natuke suuremate tükkidega, et siis ta ei lagune nii kiiresti ära. Ja samas ta annab teha sellise piisavalt paksu kihi, et kui siin mullas peaks olema nüüd mingisuguseid seemneumbrohte, siis nemad läbi selle kihi enam ei idane. Ja kui sa mulči paned, siis on 2 peamist asja, mida võiks silmas pidada. Esiteks, mulči mis tahes taimele ei panda kunagi vastu tema tüve või juurekaela. Et alati tuleks ikkagi jätta selline mõnus vahe. Sellepärast, et kui see mulč on vastu taimest, ta tegelikult hakkab seda elusat koort siin mädandama ja siis väga sageli tegelikult ma olen näinud, kus ka viljapuud lähevad lihtsalt välja. Aga kui me oleme siia sellise kastmise valli teinud, siis see tegelikult ongi praegu heaks orientiiriks, et siitpoolt sissepoole me multsi ei pane peale istutust. Aga paneme siia puude vahele. Ja teine põhimõte, mida silmas pidada, ongi see, et võiks panna sellise paksu kihi ja mina kohe paneks sellise 7-8 sentimeetrit kindlasti. Et praegu ka, kui ta siit kotist tuleb, ta on natuke selline puhe. Nii et kui nüüd peaks mingi paduviht tulema või et kui ma ise siin jalgadega käin peal, siis ta vajub tegelikult rohkem kokku ja siis see kiht enam ei olegi üldse nii paks. Ja mõnikord võib ka nii olla, et tuul või miski teeb selle mulčikihi õhemaks, siis siin tegelikult ongi lihtsalt see, et tuleb lihtsalt uus kiht peale panna. Kui ma istutaksin selle elupuuhekki võib-olla natuke rohkem naabriaiale lähemale ja on oht, et sealt tuleb siis umbrohtu peale, siis ma kindlasti paneks ka näiteks pappi või ajalehti alla hooldatud sellele mullale ja siis mulčikihi peale, et see ka tegelikult teeb selle mulčimise ikkagi mõnevõrra tõhusamaks. Nii. No. Loodan, et sa said siit julgustust juurde, et ka enda koju rajada üks elupuuhekk. Kõik need vahendid ka, mis ma siin kasutasin, on pärit Horticumi e-poest ja need on leitavad ka erinevate edasimüüjate juures. Ja kui see video oli sulle kasulik ja sa said siit miskit head ja kasulikku endale teada, siis ole hea, tule ka kindlasti selle kanali tellijaks. Toredat aiandamist!